müümas, käisin ostmas autot on ju ja ostsin igat pidi ja mulle jäi siuke mulje, nagu ma peaksin ise seda, et ma tahtsin rohkem autot osta, kui nemad mulle müüa. Ja kui ma kuulasin, ma mäletan kunagi, et sa rääkisid seda, et sulle väga sul on ka halb kogemus selle kohta või mitte halb kogemus, aga sul on ka kogemus auto ostmisega, et mis siis auto ostmisel kehvasti on, kas ei osata müüa, sest auto ostmine on vist kõige rohkem tuntud müügitöö inimene üldse maailmas. Ja huvitaval kombel automüüjad arvavad enamasti, et nad on head müügiinimesed ja ühesõnaga siin on nüüd oht, et see esimene episood läheb ilgeks Andruse räntimiseks, aga ühesõnaga lugu on siuke, et me oleme kolimas maale ja me oleme linnas elanud ja linnas mul on ainult üks auto. Meil on aastaid olnud ainult üks auto, sest mina võtan Bolti või rongi või mis iganes, et ei ole nagu lihtsalt teist autot tarvis, aga seal maal olles ilmselt, kui ma tahan rongi peale jõuda või lennuki peale jõuda, siis meil on teist autot vaja, eks ju. Nüüd me ei koli sinna enne kui suvel või sügisel. Nii et mul ei ole hetkel teda vaja. Aga nagu kui sa võtad 25. ja 6. aasta nagu jutud meediast, siis kõik räägivad, et automüügil on nii halvasti tänu automaksule, eks ju. Ja siis mina mõtlesin oma peas, et praegu vasta talve, kui müügimeestel on väga raske olla, siis võiks ju väga häid diile saada, et kuna keegi ei ole ostmas, siis no, et kui ma saaksin hullult hea diili, miks ma võiksin ju siis pool aastat varem selle auto osta, eks ju. Ühesõnaga, ma ei ole nagu päris turul, eks ju, mul ei ole selg vastu seina, et mul on täna vaja osta, aga ma olen turul selles mõttes, et ma järgneva 6 kuu jooksul mingil hetkel ilmselt ostan mingisuguse auto. Nüüd, ma olen kitsi, ehk siis enamasti me räägime praegusel kasutatud autode müügist, eks ju. Ja no nii halb on, lihtsalt, ma toon 2 näidet nagu, et Eesti, ma ütleks, et luksuslikum bränd, suur ettevõte, neil on 4 täpselt sama autot müügis, eks ju. Müügiinimesel, isegi mitte üldine e-mail, vaid müügimehe WhatsApp on ka seal. Ma asun müügimehega WhatsAppis rääkima. Küsin, et sul on 4 autot, üks on nõksa odavam, üks on nõksa kallim, mis seal vahe on, tema selgitab, et siuke vahe on. Ja mina küsin, et okei, kui ma selle keskmise saaksin nagu siis selle odavama hinna eest, ma vist tahaks. Tema vastab, et nii ei saa. Kõik. Absoluutselt, kõik. See oli kogu meie vestlus. Nagu kogu meie, nagu, ma ei tea see nagu, kui sa müüd koolitusi, kui ma kirjutaksin sulle, et kui kas 3. aprillil Priit Lilleväli saaks tulla koolitama, kui suur mu huvi on selles situatsioonis? Nagu, päris suur. See on päris suur huvi, see on ju nii täpne küsimus juba. Sa oled väga palju vaeva näinud. Jah, ma olen oma researchi ära teinud, ma tean, kes on, ma ütlen nagu, ja okei, me ei ole siis nagu ütleme, et nagu seal ei ole katet nii palju. Ma mõistan, et võib-olla sa ei saanud mulle selle hinna eest müüa. Aga kas ma ei oleks ära teeninud kõne? Kui sa oleks natukene kaardistatud, ütle, et kuule, kui sa nii palju oled researchinud, mida sa oled otsimas, nagu me räägime SMS-i vahetusest, eks ju. Ma toon teise näite, siis ma leidsin ühe kasutatud auto, kelle sõbral on siuke auto, eks ju. Uurisin ta käest välja, ta ütles, et kui sa ostad, siis sa pead ostma siukse ja väga detailiga. Kirjutan sellele esindusele e-kirja, et kas ma saan õigesti aru, et sellel autol on see mingi eelsoendus asi, eks ju. Ma ei tee nalja praegu, ma ei liialda. Mu naine alati ütleb, et ma liialdan liiast. Ma ei liialda. Vastus tuli jah. Nagu, ja okei, nagu, lihtsalt mu point on siis selles, et minu meelest on nii suured käärid selle vahel, et ja siis te meediast tudutate, et nii halvasti läheb. Nagu, võib-olla siis, ma arvan, et see podcast'is sari üks asi, mida võiksime selgeks teha, mis vahe on müügimehel ja kliendi teenindajal. Ja minu meelest meil on Eestis natukene halvasti, et või vähemalt segadus mõistetes, sest mina loen seda tüüpi müügis, kus sa lähed ja ütled, hästi, ma tahan osta, siin on raha ja mulle antakse toode. Mina ei kutsu seda müügiks, mina kutsun seda kliendi teeninduseks. Kui mina kirjutan sulle, nagu, ma võiksin sama hästi seda veebis teha, eks ju. Nagu. Et müüki mina näen ikka selliselt, et sa nagu aitad, sina oled ekspert, eks ju, nagu sina oled vastutuse võtmise ekspert, mina tulen sinu juurde, ütlen, Remo, mul on siuke mure oma meeskonnaga, võib-olla vastutuse võtmine võiks aidata. Sinu ülesanne on ju siis normaalne istuda muga maha, luba ma kaardistan suga ära, mis seis sul on, kus sa tunned, et su meeskond ei võta vastutust ja siis sa ütled mulle, et tead selle põhjal, mida sa mulle ütled, mulle meeldiks, minu meelest oleks vaja, ma ei tea, siukest toodet, eks ju, nagu. Noh,
kas see ei ole ju palju küsida, eks ju? Ei, no minu arust see nagu basic on see, et ükskõik millega sa mulle tuled, et kuuled, et sa tuled mulle, ütled mulle, mul on Fordi vaja, siis ma küsin, päris lahe, räägi mulle, miks sa Fordi tahad. Nagu. Või et sa tuled, ütled mulle, et sa tahad kuradi, mis iganes, X konditsioneeri oma autole. Siis ma küsin, väga cool. Äge, et sa oled researchi teinud, räägi natuke lähemalt. Millist sõitu sa teed? Ja, et miks see oleks oluline üldse on, ja et siis ma saaksin tegelikult juhtida tähelepanu sulle ja võib-olla sind harida, aidata, toetada, et kuule, et tegelikult esiteks see, et sa Fordi tahad, väga cool, aga mille jaoks sul Fordi täpselt vaja on? Sest meil on, ja mis sul siis, ma ei tea, budget näiteks on? Või mis sa tahad? Tegelikult mul on hunnik tegelikult küsimusi, et paremini aru saada, mis sul vaja on. Isegi kui ma olen klienditeenindaja, siis seal oleks ka ikkagi hea klienditeenindaja, ma ütlen, pigem võib-olla isegi ka peaks küsima küsimusi, et kuule, et ma ei tea, kas Statoili just ütleks, et kuule, et sa tulid selle energiajoogiga, et äkki sa ikkagi tahad teist energiajoogi, et see oleks võib-olla liialdus, on ju, aga ta küsib ka, et kuule, äkki sa tahad pirukat, äkki sa tahad süüa ka midagi. Ja see on nii hea, et sa selle näite tood, sest minu meelest, kui sa võtad see Statoili müügiinimene, ei ole ju müügiinimene, ta on klienditeenindaja, aga ta müüb rohkem. Ta müüb paremini kui, ja ma toon veel näite, et meil G4S-i klienditeenindajad on mul paremad müügiinimesed kui Eesti enamus automüüjad, eks ju, et nagu, ja minu jaoks see kõige suurem käär on see, et mis sa siis tuututad meedias, et halvasti on, et ma saan tegelikult, vaata, alati ei jõua follow-up'i teha, ma mäletan, see oli siis buumiajastul, ma olin ühes Škoda esinduses ja müügijuht ütleski ausalt, ütles, et Andrus, meil on praegu siuke seis, et ma teen 30 pakkumist päevas. Noh, ma ei jõuagi mingit follow-up'i teha, mis kaardis sa tuled ja ütled, et ma teen sulle pakkumise, kui sa ütled, et sa tahad, ma vaatan, mis mul laos on, eks ju, ja nagu see on väga okei, kui see on kiire, eks ju, nõudlus on nii suur, ma ei jõua teha. Siis meil on teine probleem, mida lahendama peaks, et meil tuleb nii palju, mis saad ära teenindada, meil on vaja mingit muud. Siis on teine situatsioon, aga selles situatsioonis, kus sa ütled, et me oleme 60% maas, 40% maas, meil pole leiba. See tõenäoliselt ongi sellest, sest et kui sul on head ajad, siis ütleme, et sul on sellised ajad nagu sul see, ja siis ühel hetkel kusagilt on kraanid kinni või mingi jama on, nüüd saab otsa, ja sa eeldasidki, et sul nüüd olid ülihead ajad, et see jätkub lõpmatuseni. Ja ei tõmba loorbetele puhkama ja siis ütlebki ei. Aga tegelikult sul tuli ainult üks inquiry sisse. Ja siis sa räägid sellest, kuidas nagu praegu lihtsalt majandus on raske, sest vanasti ma ei pidanud niimoodi tööd tegema, vanasti ma võisin lihtsalt kliente vastu võtta. Vanasti käisid inimesed poes ja ostsid, on ju. Ja, aga lihtsalt jällegi, et ma mõistan täiesti kogu seda situatsiooni lihtsalt, minu on nii tugevad käärid selle vahel. Aga mida sa siis mõistad seal täpselt? No, ma mõistan, kuidas sa oled harjunud hea eluga. Ma mõistan, kuidas vanasti sa ei niimoodi tegema. Ja ma mõistan ka seda, kuidas sa igatsed paremaid aegu tagasi. Inimlikult väga arusaadav. Aga mul ei sobi, on see, kui sa siis tuututad, kui raske on. Et see on siis... Kellele see hala ikka nagu kasu on, aga tuleb välja, et nagu see tehakse, jah. Et huvitav, aga see oli isegi ju hea turundus või on või? See ei ole hea turundus. Mul on jah, ühesõnaga, et... See on huvitav. Nii et siis sellest... Mis sa soovid? Aga kas sa rääkides siis nendest, kas sa mootorratta ostmisel on sama jama või? Mootorratta ostmisel on... Või sa oled ise lihtsalt nii hull, et sa vahet jälle, kes sul müüb, sa ise müüd endale, sa oled nii, sa lähed teed ise enda jaoks, vahet jälle, kes sulle müüb, sa nagu teed ise selle töö ära põhimõtteliselt müügimehe eest. Vaata, mootorratta ostmisel, ma ei ole jah selles mõttes hea mootorratta ostja, või klassikaline vähemalt mitte, sest ma tavaliselt tean rohkem kui müügimees. Või vähemalt sama palju ja ma tean täpselt, mis ma tahan, mul on oma rattad, millega ma sõidan. Mul on mu Mirjam, see on mu 9. Mirjam, ma ostan täpselt selle sama ratta täpselt sellel hetkel, kui tal 200 tundi ette saab. Seal ei ole vaja müüa, seal ongi klienditeenindust head vaja. Lihtsalt, et, aga autodes ma ei ole siuke ekspert, ehituses ma ei ole siuke ekspert, väga paljudes valdkondades ma ei ole siuke ekspert ja seal oleks väga vaja inimest, kes annab head nõu, kuulab su ära, kaardistab su ära ja ütleb, et kuule, mulle meeldiks, et sa teeksid niimoodi. Mis sa teeksid siis, kui sa oleksid organisatsiooni juht? Sul oleks hunnik, sa oled selles, ütleme, et sa ei ole müügimees, sa oled selle autoorganisatsiooni juht. Minu meelest on siuke reegel, ma olen seda päris paljudes ettevõttes rakendanud, et kui see on seda tüüpi diil, mida me tahame võita, siis pakkumine ei lähe välja ilma kaardistamiseta. Ehk siis nagu, kui me selle kliendiga vestlust ei tee, siis me, et kui ma saadan nagu, ma ei tea, ma tegin ühes advokaadibüroos selle, et ütleme, et seal oli alati nagu võitmist väärne diil oli näiteks 4-kohaline, vähemalt 1000 euro ees diili, me tahame igal juhul võita. Siis me tegime reegli, et me ei saada seda e-mailile vastu. Ehk siis, kui klient kirjutab, et palun pakkumist, me teeme talle kõne ja ütleme, et oota, räägi natuke lähemalt.
ehk siis mina tahaks öelda, et kui me tahame seda autot müüki, nagu siis seda autot me tahame müüa, siis me ei saada nagu pakkumist ilma sellelt, et ma olen selle tüübi ära kaardistanud. Ma olen ta käest küsinud, millist sõitu ta teeb, kui suur ta pere on, palju ta kilomeetrid aastas peale paneb, milline varustus ta jaoks tähtis on, miks ta seda autot üldse vaatab. Ma teeks vähemalt baasküsimused ära. Ja vähemasti ma paneks ta kuhugi listi siis või muidugi tooks ta ikkagi enda nagu ruumi ka selle küsimise asjaga, et äkki tulevikus ta osta, äkki meil on talle midagi anda. Ja see kokkuvõttes on ju auto ostmine ka mingis mõttes high ticket sale ju. Muidugi on, auto on tähendab, et sa peab eriti rohkem päeva nägema kui muidu. Enamus inimeste jaoks auto on ju suuruselt teine rahaline, no et kodu on veel kallim kui auto on, eks ju, et see on põhimõtteliselt kõige suuremaid oste, mida sa üldse oma elus teed. Ja ühesõnaga ma saaks, ja ühesõnaga ma saadaks, kui teeks kaardistamised korralikult ja teine asi, mis ma teeksin korralikult, on see, et kui mul on aeglased ajad, siis ma helistaksin kõikidele inimestele tagasi, kes mingil hetkel tundsid huvi ja ütleksin, et Andrus, detsembrikuus sa uurisid selle auto kohta, võib-olla sa oled ammu midagi leidnud, aga oled sa veel turul, et kui sa oled veel turul, ma tahaks ikkagi sind aidata, kui sa oled oma auto juba leidnud, siis mis sa ostsid ja jumala äge, eks ju, et selles mõttes. Kas sa vastupidiselt oled ka näinud, et keegi müüb, ütleme siis mitte liiga hästi, aga liiga müüb, nagu ütleme, et üks on, hea on see, kes tuleb, küsib, kaardistab ja ma arvan, et see automüügi näide, või Ameerikast või kus iganes kohast see tulnud on keskmiselt öeldakse, et ega me need automüügimees on nagu sõimusõna ka, on ajalooliselt on ja. Et kus see tuleb, mis valesti on tehtud siis? No teine, see mida nad seal mõtlevad, see teine äärmus on see, et ma siis jällegi ma ei hooli tegelikult su kaardistamisest, ma lihtsalt tahan sul nüüd ära close ida. 0-4, Remo, sa pead mu käest praegu auto ostma. Manipuleerin. Mida sul vaja on selleks, et me ära close iksime, teeme 2-1 hinna eest, ma teen sulle refid praegu tasuta, kui sa praegu välja lähed, siis sa enam seda diili ei saa. Kusjuures seda on nii lihtne ju läbi näha ka ju, ei ole või? Muidugi on, ja see ei tööta enam ammu. See on minu arvates sama, kui tulevad külla tere tulemast mitte pesumasin, vaid tolmuimeja müüjad. Jah. Millal sul viimane tolmuimeja müüja käis? Ma ei tea, pool aasta äkki. Ja see oli niimoodi. Mulle meeldib see tehnika on see. Ma ühesõnaga, paber, nii, tead, Andrus. Siin ma kirjutan numbri sulle, see on see number, mis praegu on ju. Kas see on ju kallis, see on ju palju. Nii, ma kirjutan sulle siia ühe numbri veel. See on natuke odavam. Ja siis ma kirjutan sulle siia veel. Ja tegelikult on 2 erinevat asja veel, mida saaksin sulle pakkuda. On see tolmuimeja jupp ja see tolmuimeja. Ja tegelikult on meil robot-tolmuimeja ka veel panna siia juurde. Ja nüüd sinu jaoks, kui sa täna ära klausid ja sa oma naisega läbi ei räägi ja vanaemaga ja kellegiga oma sugulastest, siis ma saaksin sulle teha selle hinnaga. Ja nüüd ma tegelikult olen täna linnas ka veel 24 tundi. Nüüd ma lähen pärast seda ära minema. Ja. Et kui sa nüüd 24 tunni jooksul ära teed, siis ma saan sulle isegi üle anda selle asja. Ja las ma helistan ülemusel, äkki ma saan veel 5% maha võtta, eks ju. Aga see on nagu... see on see äärmus, see on nagu täielik skäm. See on nagu nii... Aga see järelikult töötab. Nii et see on tegelikult hea point. See müük, mida meie tahame siin podcastide sarjas rääkida, on see ma uurin välja ja annan sulle nõu. Ja ma olen väga okei sulle andma ka nõu, mis on tasuta. Ehk siis nagu mõnikord kõige parem müük, mida sa saad teha, on see tüüp müük, mida sa saad tegemata. Ütelda, et tead, ma kuulasin su ära. Ja mul pole seda. Ja mul pole seda. Või ma ei taha sulle, nagu, ma ei tea, mu auto, või alustasime auto näitega, lõpetame ka automüügiga. Väga hea sõber Argo, seal on pikk lugu taga, aga ühesõnaga väga hea sõber, tema kunagi tõi Saksast veel, nagu tõi 90-ndatel, 2000-ndatel Saksast autosid, eks ju. Ja tema alati rääkis sellest, kuidas ta oli üks naisterahvas, kes tahtis osta BMW X5 manuaalkastiga. Ja Argo ütles, et annandeks, see auto ei sobi. Nagu, et nagu, ma ei müü sulle seda auto manuaalkastiga. Nagu. Ja see naisterahvas ütles, et ei, et mul on kõik autod olnud manuaalkastiga, ma tahan manuaalkasti. Ja Argo ütles, et annandeks, mine osta kellegi teiselt, nagu, et mina ei müü sulle, see auto ei sobi, nii ei käi, see ei lähe, ta kaardistas ära, ma tean, millist sõitu sa teed, see ei sobi. Ja ostiski lõpuks siis automaatkastiga ja Argo ütles, et kui aastaid veel hiljem, iga aasta see naisterahvast korra talle helistas ja ütles, et aitäh sulle, et seda manuaalkasti mulle ei müünud nagu. Et mõnikord sa müügiinimesena pead teadma, et selles... Sa heidad suhet lõpuks ikkagi. Vahet ei ole, et sul on... Täiega. See on nagu... sa üritad olla normaalne inimene ja aidata selle teisel inimesel leida seda, mis tal vaja on. Ja me ju vahetame autosid, nagu ma ei tea, iga 5 või 10 aasta tagant ikka vahetad välja, nii et siis kui ma sind täna hästi teenindan, siis sa ju tuled ostad jälle mu käest auto ja jälle mu käest auto, eks ju. Mängib sensi, täiesti loogiline. Nii et see on see meie esimene podcasti.
kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane ka endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk järgi muutkugi robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada. Kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage. Kõik lingid, mida me kõike veel teeme, me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!